et need, kes on tulnud, need on kohal ja vaikselt need, kes tulevad tasapisi, need ma lasen vaikselt juurde ja hakkame liikuma, sellepärast et nagu lubatud, teeme pool tundi. Ka teie aeg on kallis, austuses teie vastu ja vaatame siis, kuhu me siis lõpuks kohale jõuame. Vaikselt panen taustaks ka väikese provokatiivse polli, kus siis küsin teie käest, et kas need hommikused veebiseminarid võiksid olla endiselt eesti keeles või aktsepteerite ka inglise keeles, et saate vaikselt taustal vastata ja mina lähen siis selle vahepeal edasi. Küsin üle, et pilt on ilusti näha teil. Jah. Suurepärane. Aga enne kui me lähme asja juurde, siis väiksed kokkulepped, ehk siis mikrofoni te võite kasutada, aga kui on küsimusi, aga ülejäänud hoiame vaikselt peale, et taustamürad ei segaks ja kaamerat ei ole vaja kasutada. Kui teil on küsimusi, siis võite panna need chati või siis ma vahetevahel ikka küsin ja siis saate ka otseselt öelda. Samuti võite chatis jagada oma sellist meelsust, et kas te sellega, mis ma siin väidan, olete nõus või mitte, käemärkidega. Nii, aga millest siis täna räägime? Räägime üldiselt sellest, et vaatame, mis see usaldus üldse on töö mõttes, mis on usalduse roll sellisest efektiivses juhtimises ja kuidas jõuda selleni, et see usaldus töö meeskonnas ja töötajate vahel tekiks. Ning lõpuks räägin vähekene ka sellest, et mis on üks selline töövahendeid, millega oleks võimalik sellist usaldust nagu tõsta ja parendada. Ja chati ma panen ka ühe väikse sellise lingi, kus te saate jagada siis võib-olla oma mõtteid, millistel teemadel juhtimise ja ennekõike inimese juhtimise seisukohast teid kõige rohkem huvitavad. Et see on üks selline Mentimeeter keskkond, et chatis on link olemas, sinna vajutate ja siis saate kuskil kas korraga 250 tähemärki panna oma arvamuse või siis ka mitu erinevat teemat. Aga nüüd räägiks siis, mis see usaldus iseenesest nagu on, et ma olen mingis määral ka sõnanorja, kes vaatab, et need tähendused oleksid ühtemoodi ja tegelikult selline oluline moment ka inimeste omavahel suhtes on leppida kokku sellised definitsioonid, et mida ühe või teise asja all mõeldakse. Ja seetõttu, kui me vaatame, mis see usaldus siis iseenesest on, siis minu teada kõige parem selgitus sellele on eesti keele seletavas sõnaraamatus, mis ütleb, et usaldus on veendumus, et kedagi või midagi võib usaldada, et keegi või miski ei petta ootusi ega valmista pettumust. Sisult tähendab see seda, et me oleme kindlad, kuidas teine inimene teatud olukorras käitub. Ehk me saame olla kindlad, et see, mis ta lubab teha, sellega ta teeb. Samas, kui me ei ole kindlad, siis tõenäoliselt usaldust ei teki. Ehk võib-olla mingi selline markantne näide võiks olla selline, et me suhtleme võib-olla naabritega päevast päeva ja teeme mingeid koos üritusi ja suhted on üldiselt väga head, aga miski nagu häirib mind. Et kui ma lähen pikemale reisile, siis ma talle ikkagi võib-olla oma maja või korteri võtit ei annaks. Mulle isiklikult on sümpaatsed 3 asja. Ehk siis usaldus tegelikult annab sellise kindlus ja turvatunde ühelt poolt ja teiselt poolt usaldus on see, et näitab, et minust hoolitakse. Ehk siis on need 3 komponenti, mis on tegelikult sellise usaldusliku õhkkonna loomiseks töö juures väga olulised. See tegelikult igal pool mujalgi. Ehk kui juht hoolib oma töötajatest, siis töötajatel tekib selline kindlustunne, et nad võivad juhti usaldada. Ja usalduse tekib ka turvatunne, et mis iganes juhtub, siis on juht alati toeks
ja uskuge mind, et selline hirm eksimise ees põhjustab rohkem eksimise kui teadmine, et eksimine on igati aktsepteeritud teatud juhtudel. Et kui ikkagi mingi jama juhtub puhtalt lohakusest, siis tõenäoliselt ei saagi olla juttu sellest, et nüüd andame andeks, et ükskord võib andeks anda, teinekord enam mitte juba, kui see on juba lohakusest. Ja kui veel edasi minna, siis tegelikult need 3 mõistet haakuvad ka Maslow püramiidi alumise 3 astmega, ehk siis see on selline füsioloogiline, ütleme selline kindlustunne, et kõik on korras ja homne päev on tore, ehk palk on olemas, töö on olemas. Teine on selline turvalisuse tase, ehk siis töö juures on kõik korras, et ma ei pea kartma midagi. Ja 3. on selline kuuluvus, ehk siis juht oma hoolivusega näitab, et see töötaja kuulub meeskonda. Ja seetõttu on juhi seisukohast oluline, et selline kindlus ja turvatunne tuleksid just ennekõike juhist ja mitte niivõrd töökeskkonnast ja kus on sellised teised komponendid, mis mõjutaksid seda töötajat. Samuti on väga oluline roll on juhi võimu jäljel. Ehk siis millel plaseerub juhi roll tiimis ja millele ta ehitab oma positsiooni tiimis ülesse. Siin on loomulikult 2 erinevat võimalust, mida me tegelikult pidevalt ka näeme. Ehk siis ühelt poolt on võim ja teiselt poolt on mõju. Need on 2 sellist komponenti, mis iseloomustavad juhi võimu jalajälge. Võim annab võimaluse inimesi korraldustel alluma panna, kuid mõju veenab inimesi midagi tegema. Ehk siis võim tuleb rohkem selliselt positsioonilt ja selliselt, ütleme sellised ametijuhendisse kirjutatud õigustest ja kohustustest. Aga mõju on siis see, et kus juht ehitab oma positsiooni üles, ütleme sellisele austusele ja tunnustusele, et mõju on tegelikult selline manipuleerimine rohkem, aga selle heas mõttes. Et mitte selleks, et ma nüüd töötajatega mängin ja selleks, et kasu saada. Ehk selline usalduse loomise üheks oluliseks kriteeriumiks on ka see, et juht ehitab oma positsiooni meeskonnas või tiimis üles ennekõike mõjule, mitte oma positsioonile. Aga mille siis selline usaldus võiks siis üles ehitatud olla, et mina räägiks täna 4 komponendist, ehk siis esimene on see, et usalduse tekkimise esimeseks eelduseks on, et juht teeb esimese sammu. Ei saa kunagi loota, et töötaja nüüd võtab kätte ja hakkab oma siis sellist usalduslikku kontaktide juhiga looma. See peab tulema alati juhist. See võib olla mõnikord päris pikk tee, kuid juht ei tohi alla anda. Ja teine oluline komponent, ütleme sellel pikal teel on see, et juht peab mängima alati avatud kaartidega. Ta ei tohi midagi varjata, ta peab maksimaalselt ausalt välja rääkima, kuidas olukord on ja kuidas edasi minnakse. Et see nõuab juhid alguselt suurt aktiivsust ja näitab seda üles, et ta on selliseid kohtumisi ja tegevusi lepib ise kokku, annab töötajale võimaluse näiteks üks-ühele koosolekut aegu valida, aga ajad, millal need võiksid toimida, annab juht ette. Ja tõenäoliselt alguses on juhil vaja suuremat kontrolli olukorra üle. Teine roll või oluline komponent usalduse puhul on see, et probleemidega tegelemine, nende lahendamine ja ennetamine. Ehk kui juht regulaarselt suhtleb töötajaga ning üritab leida ja saada ülevaadet olukorrast, siis see võimaldab tal kiiresti reageerida probleemidele. Olulist rolli mängib ka selline kaasamõtlemine, mis aitab siis juhil tuvastada selliseid probleeme ja näha neid ette. 3. oluline tegur on vastutus. Kui juht näeb, et
töötaja või jah, kui töötaja näeb, et juht võtab vastutuse oma tegude eest ja sõnade eest ning ta täidab seda, mida ta ütleb, siis tegelikult ei jää ka töötajal muud üle. Oluline roll siin on tegelikult delegeerimisel. Kui juht juba delegeerib olulisi asju töötajale, siis näitab see töötajale ka seda, et juht teda usaldab. Ja see on osaliselt seotud ka sellise efektiga nagu võlgnevus ehk teenevõlg ehk juht osutab töötajale mingi teene, delegeerib talle, usaldab teda, järelikult töötaja tunneb, et ta peab midagi vastu andma. Loomulikult, et kõik see hästi toimiks, peab juhil olema olukorrast üle kontroll. See ei tähenda loomulikult totaalset kontrolli, ehk siis juht teab kõike, mida töötaja teeb, vaid iga sammul, vaid ka seda, et mis on töötaja hetkel laual, millega ta tegeleb. See tähendab teatud määral sellist rutiini ja kokkuleppeid, kus juht ja töötaja jagavad oma informatsiooni ja teiselt poolt on paika pandud ka mängureeglid, kuidas seda informatsiooni jagatakse ja kuidas toimub siis tegevusolukorra muutustel või takistuste ilmnemisel. Ehk tähtis on see, et juht ei peaks kogu aeg töötaja kõrval olema, vaid juht teab, millega töötaja mingil ajahetkel tõenäoliselt tegeleb ja kui probleemid ilmnevad, siis töötaja saab minna juhi juurde. Ehk siis, kui me kokkuvõtvalt võtame, siis et üldse usaldust tekitada töötaja ja juhi vahel, peab juht esimese sammu tegema ja kogu seda protsessi alguses juhtima, eriti kui veel tegemist on uue töötajaga. Teiseks on olulise kriteerium probleemide lahendamine. Kolmas on vastutuse andmine ja ka delegeerimine ning kolmas on see, et juht hoiab silma peal, mis toimub. Et ei oleks niimoodi, et juht ja töötaja saavad kokku ja siis töötaja räägib juhile seda, mida ta ise tahab olukorrast ja juht ei kontrolli. Kui me tahame usaldust ja suurendada ja tõenäoliselt, et see ka oleks, tekiks, on teatud asjad, millega tuleks arvestada ja mis toetavad kogu seda asja, et näiteks kõige parem, selline usalduse toetuse komponendiks on see, et juhil on töötajatega mingi ühisosa, neil on mingi huvi, neil on mingi minevik on koos, et siis nagu meeskond tunneb, et nad on osa sellest meeskonnast ja selline tööväline suhtlus toetab ka sellise usalduse tekkimist. Teine väga tähtis osa on aktiivne kuulamine. Ehk juht ei pea kogu aeg rääkima, aga samas ta peab üles näitama seda, et ta kuulab, mida töötaja räägib, mis tähendab seda, et ta peegeldab vastu, ta annab tagasisidet, ta küsib täiendavaid küsimusi, ta küsib suunavaid küsimusi ja nii edasi. Et selline aktiivne kuulamine näitab, et juht hoolib. Nüüd järgmine küsimus või punkt on selline üks võib-olla tõsisemaid ja suurt diskussiooni tekitav on motivaatorid. Ehk kaua on räägitud ja palju on räägitud sellest, et juht peab töötajaid motiveerima. Viimased uuringud näitavad, et tegelikult inimest ei ole võimalik motiveerida. Et igal inimesel on olemas teatud asjad, mis seda motiveerivad, motivaatorid ja juhi ainus võimalus on neid siis motivaatorid mõjutada. Ehk luua olukord, kus töötajal teatud motivaator aktiveerub ja ta hakkab ise pühendunumalt ja motiveeritumalt tegutsema. Nüüd nende motivaatorite tundmine näitabki seda, et juht pühendub teemasse ja töötajasse. Oluline roll usalduse puhul on see, et töötajad kaasatakse mitte ainult üldse tiimi puudutavate otsuste tegemisse, vaid ka seda töötajat puudutavate asjade otsustamisse.
ning tema ideid ja ettepanekuid tunnustatakse. Ja seejuures ei ole tunnustamine mitte ainult siis, kui ollakse kahekesti nelja silma kohtumisel, vaid et selline tunnustamine peab toimuma kas ütleme tiimiüleselt või ka organisatsiooniüleselt. Ja siin ühel koolitusel oligi küsimus, et aga kuidas seda tunnustust teha, et tüüpiliselt tehakse seda, et antakse inimestele mingitel aasta koosolekutel või kohtumistel ja kokkuvõtetel aukirju ja igasugused meened ja öeldakse, et eeskujuliku töö eest või suurepäraste saavutuste eest, aga et koolitusel osa ütles, et aga see ei kõneta nii väga. Et palju efektiivsem on see, et kui öeldakse, et mille konkreetse eest ta tegi, sai selle tunnustuse, et see mõjub inimestele palju rohkem ja nii edasi, et näiteks tunnustaks inimest selle eest, et ta pakkus välja uue lahenduse, kuidas kiiremini mingi tootmisprotsess läbi viia. Et selline konkreetne tunnustamine on palju efektiivsem kui selline üldine. Teenete osutamise võlu on ka mainitud, ehk siis juht osutab töötajale mingisuguse teene, aitab teda ja siis tekib töötajal selline vastuteene, selline alateadlik kohustus. Ja viimane on siis selline professionaalsuse näitamine, mis ei ole niivõrd ütleme, selline valdkonna või eriala tundmine, kuivõrd ütleme, selline juhtimiskvaliteet. Ehk juht näitab üles, et ta on töötajale toeks, ta lahendab asjad kiiresti ja efektiivselt ära ning kõik pöörab ümber töötaja. Ehk siis need on sellised komponendid, mis siis toetavad ja suurendavad sellist usaldust. Nüüd üks töövahend, mida ma olen isiklikult kasutanud selliseks usalduse ülesehitamiseks, on üks-ühele koosolekud. Et ma tean, mõned vaatavad seda kui ühte versiooni arenguvestlusest, mõned vaatavad seda kui iganädalast üldist koosolekut, aga tegelikult on üks-ühele koosolekul väga konkreetne eesmärk ja ülesanne. Ja nad on äärmiselt efektiivsed just tänu sellele, et seal on juht ja töötaja koos, ehk siis on nelja silma kohtumine. Väga palju arvatakse, et tiimiüritused on need, mis aitavad tiimil kokku saada, luua sellist usaldust tiimisiseselt teatud määral küll. Aga selleks, et usaldus tekiks, peaks olema ütleme, juhi ja töötaja vahel ka teatud kontakt ja seda ei teki tegelikult tiimiüritustel, sest seal on kõik koos, seal ei ole sellist segamatut nelja silmal rääkimist. Kas oskab keegi või julgeb keegi panna näiteks chati põhjuse, miks võiks üks-ühele koosolek olla palju efektiivsem kui näiteks jooksvad vestlused koridoris või kohvipausil? Või tahab keegi otse välja öelda? Miks võiks olla üks-ühele koosolek efektiivsem kui selline mööda minnes vestlemine? Võib-olla see, et saab nagu mingid kindlad teemad ja asjad kokku leppida, et mille kallal töötada ja siis järgmine kord üle vaadata, et mis sai tehtud või kus mingid blokkerid on. Jaa, seda kindlasti. Tänud, Kristiina. Selline üks-ühele koosoleku üks selliseid suuremaid eeliseid on just seesama, et me valmistame selleks ette ja me mõlemad osapooled, nii juht kui töötaja on valmis sellel koosolekul rääkima. Et kui ma lähen kellegist mööda koridoris, ütlen, kuule, et kuidas sul sellega läheb, et kauge sa selle tellimusega oled, siis inimesel võib kuluda kuskil 2-3 minutit, enne kui ta saab aru, millest jutt on. Ja siis võib-olla on ka see, et ta ei tea, siis ta läheb töökoha juurde ja siis ta hakkab sealt sellega tegelema. Et üks-ühele koosolek on selline koht, milleks siis võetakse tõesti konkreetsed teemad ette, vaadatakse need ära ja tegelikult selline kõige suurem efekt on sellega see, et töötaja näeb, et juht võttis need 30 minutit tema jaoks ja keskendub ainult tema
teemadele, tema muredele, tema mõtetele, ideele ja kõik muu jääb kõrvale. Ehk siis see on see moment, kus juht saab öelda, et sina oled nüüd tähelepanu keskpunktist ja me tegeleme ainult sinu asjadega. Nüüd üks ühele koosolekutel on 3 komponenti. Esiteks on see, et need peavad toimuma regulaarselt. Hädapärast võib aega nihutada, aga mitte mingil juhul ei tohi neid koosolekuid ära jätta. Nüüd regulaarsus on suhteliselt lai mõiste. Uuringute järgi on tehtud kindlaks, et kõige efektiivsemad on iganädalased. Sest siis selline kontrollperiood on täpselt 1 nädal ja see annab võimalus üle vaadata kõik asjad ja rääkida rahulikult. Loomulikult, kui juhil on seal 6 enam töötajad tiimis, siis on natukene keeruline iga nädal kõigiga rääkida ja siin tehakse siis selline mööndus, et öeldakse, et siis võivad toimuda iga 2 nädala tagant. Et selline kuni 3 tundi nädalas keskenduda üks ühele koosolekutele on tegelikult okei. Et see on täiesti normaalne, et aga harvem mitte. Teine oluline komponent on see, et see koosolek kestab 30 minutit, mitte rohkem ja võin omast kogemusest öelda, et palju lühema ajaga hakkama ei saa. Et kui teha see üle 30 minuti, siis ta läheb mokalaadaks ja kui arvestada, et meil on selline ülevaateperiood 1 kuni 2 nädalat, siis tegelikult selle 30 minutiga saab üle vaadata need peamised tegevused, mis selle 1-2 nädala jooksul on toimunud ja mis võivad veel toimuda. Et kui on vaja mingit konkreetset teemat lahata, siis on tõenäoliselt mõttekam võtta teine aeg ja see teema siis täpsemalt ette võtta. Ja kolmas väga oluline asi on see, et üks ühele koosolekutel on väga selge struktuur. Ehk siis see hakkab pihta 10 minutit, räägib töötaja oma asjadest, mis ta on teinud, mis ta on saavutanud, kus tal on probleeme, kus ta vajab tuge. Ja seejärel räägib juht 10 minutit, vaatab üle, mis temal on kirjas, mis temal on plaanid ja mis on tema jaoks tähtsad ja siis viimased 10 minutit pannakse paika siis lõplik plaan järgmiseks 9-8 nädalaks ja räägitakse üle neid asju puudutavad tegurid. Mina ise kasutasin sellisel juhul, mul oli konkreetne plakett, kus mul oli kirjas iganädalaselt kõik, mis me seal 30 minuti jooksul töötajaga rääkisime ja see andis mulle tegelikult suurepärase võimaluse saada ülevaadet, mis tiim teeb. Nii, aga need on siis niisugused põhilised võimalused ja ka üks töövahend, kuidas usaldust luua. On üks tegur, mida täna ei käsitlenud ja mis on selline üks tõsisemaid võib-olla komponente, on selline juhi enda olemus ja käitumine. Kui juht ise oma olemusega ei toeta usalduse tekkimist, siis tegelikult pole ka nendest vahenditest kasu. Ehk siis kui juht oma tegevuse loob täielikult sellise oma võimu ja üleoleva suhtumise peale, siis tegelikult ega sellest üks ühele koosolekul kõigist teistest meetmetest ka kasu ei ole. Et kui juht on ise abivalmis, kaasav ja tal on oluline see, et tiim edasi läheb ja kõik eesmärgid saavad saavutatud, siis tegelikult ta ka püüab selles suhtes, et leida sellist kontakti ja olla selline aktiivsem pool. Nii. Aeg tiksub alastamatult edasi. Olulisemad punktid on minu poolt räägitud, mis ma tahtsin öelda, ehk siis, et juht peab olema ise aktiivne, tundma huvi, mida töötajad teevad ja olema äärmiselt aus ja üks kõige lihtsamaid viise on sellist kontakti looma hakata samm-sammult on üks ühele koosolekud. Ma panin ka chatti ühe lingi, panen uuesti.
ehk kes hiljem liitusid, need esimesi ei näe, et seal on üks link, kuhu saate panna mingisuguseid teemasid, mis teid juhtimisalal huvitavad ja võib-olla mis teid huvitab. Nii. Polli tulemused ütlen ka ära, et polli tulemusena siis on inimesed, olete nõus ka siis osalema nendel veebiseminaridel ka siis, kui need oleksid inglise keeles. Aga mul on rõõm, et te olete siin ja sellepärast tahaks üht-teist jagada, et kellel on huvi, siis 24. aprill on üks selline väikene avatud koolitus, üks-ühele koosoleku meistriklass kokku kestvusega 3 tundi virtuaalne ja minu kodulehelt on võimalik sinna koolitusele registreeruda 16. märtsini soodustusega ning teine oluline asi on see, et on käima lükatud minu poolt üks selline väike juhi mentorprogramm ja kodulehel on seal rohkem informatsiooni ja sisuliselt 1. maini on võimalik seda mentorprogrammi tellida soodsamalt, et soodushind ja selline tavahind on ka kodulehel üleval. Ehk see programm siis kujutab endast tuge mingi juhtimisalase probleemi lahendamiseks, mis siis algab sellise esmase kohtumisega, kus me vaatame üle, et mis probleemiga tegemist on, kuivõrd saan nõu ja jõuga abiks olla. See esmane kohtumine on täiesti tasuta ja kui peaks klappima, siis saab juba mentorprogrammiga edasi minna, mis siis hõlmab sellist, et 2-tunnine esmane kohtumine, kus siis paneme paika plaani ja seejärel on siis sõltuvalt soovist iga nädal kas 1-2 tundi sellist olukorra ülevaatamist ja plaani korrigeerimist ja siis programm ise on kuni 12 nädalat pikk ja lõpeb siis sellise kokkuvõtva kohtumisega, mis siis vaatab üle, et kuivõrd edukad olime ja kuidas edasi. Rohkem saab infot sellest, mis tegemistel, mis plaanis kodulehelt. LinkedIni ma panen üldjuhul üles inglisekeelse materjali, kuid kui on eestikeelsed webinarid, siis on see, et seal eesti keeles ja Facebookis on juhtimise mõtteterad, on kogu asi eesti keeles. Ning 4. aprill, täna hommiku seisuga sai plaan paika pandud, alustan sellist juhi hommikukohvi webiseminaride seeriat, kus iga 2 nädalaga tagant teisipäeva hommikul kell 9 räägin mingisugusest juhtimisalasest teemast ja kodulehel on üleval ka juba esimesed teemad ja nende sisud. Nii. Kas vahepeal on tekkinud küsimusi? Nii, aga sellisel juhul tänan teid kõiki kuulamast ja 30 minutit on minu aja järgi täis. Rohkem ma teie aega ei võta enda käsutusse ja jagan siis video või tänase salvestuse videolinki lähiajal siis LinkedIni kaudu ja sealt saate siis täpsemat infot. Aga suur tänu osalemast ja kohtumiseni järgmisel korral. Nägemist!